Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, käes on juulikuu kõige esimene nimetu digisaade. Tõesti oleme jõudnud juba aasta teise poolde ilusasti. Ja täna oleme kolmekesi siin koos, mina Hans Lõugas, Henrik Roonemaa ja Glen Vilbre ka. Ja mida see kuum suvi meile toob? Ei saa üle kui ümber kuumusest. Arutame, kuidas meie sellega hakkama saame ja kuidas üldse tehnika võiks selles osas aidata. Vaatame ka peale veel viimastele soovitustele Apple'i uue MacBook Pro osas. Mõned huvitavad mõõtmisandmed on saanud avalikuks. Räägime, siin sama stuudios on meil üks uus painduv telefon ja saate lõppu tõeline uudispomm kõigile neile, kes on lõpuks oodanud seda hetke, et osta endale uus graafikakaart. Tähelepanelik kuulaja, kellel on kõrvaklapid kõrvas ja see võib kuulda, et ühel meist sahiseb toas midagi ja Hansul, ehk siis Glenil ma ütlen, sahiseb midagi või siis kui meie müraeemandusalgoritm võttis selle ära, siis ei sahise, aga ma võin endale öelda, et sahiseb ja Hansul on hääl ära, mida ma ka seostaks liiga kõva konditsioneeri kasutamisega ja mina panin omal akna kinni ja ma põhimõtteliselt sulan, ma loodan olla veel 40 minuti pärast ka teiega, aga ma ei ole selles kindel. Ma arvan, et tänase saate esimene teema võiks olla õhu jahutamine. Jaa, aga mina saan nüüd küsida, sest et selles mõttes sa eksid kui mul hääl kõlab käed, et see ei ole konditsioneeriga seotud. Vastupidi, ma olen sulandunud Eestimaa suvesse öösel ja päeval merevees ja mujal ja ilma konditsioneerita. Ja tulemus on selline, nagu kuulda on. Okay. Aga ikkagi see on seotud jahutama, sa käisid liiga külmas vees ujumas ja jõid liiga külma õlut peale. Vist küll, kõik see kokku nii teeb välja. Aga teistpidi konditsioneeri märksõna on ju õige, et nüüd on ikkagi see kuumaline praegu järgi andmas. Me ei tea, kas ja millal juulikuu või mis augustikuu toob, aga ma ei tea, kas mingisugused esimesed õppetunnid me saame juba teha, et kuidas see nagu tundub tüüpiline osa Eesti suvest üle elada. Mis te tegite siis? Istusite konditsioneeritud tubades kogu aeg või? Glen, ma saan aru, sul on, mis see sahiseb sul seal? Minul on, alustame siis personaalküsimustest, jah, et ma arvan, et väga paljud ikkagi Eesti ja elanikud on alati selle sama probleemi ees, et esiteks ei lähe meil kunagi soojaks, sest et on mingi kõle tuul ja kogu see kevad käis ju mingi hala, kuidas ei tule suve, aga kui juhtub klõks ära käima, siis tuleb suvi sellise mürinaga kohale, et kõigil hakkab väga palav ja väga halb ja siis on jälle see koht, kus paar päeva nagu ühesõnaga vaeveldakse ja siis avastatakse, et kõik konditsioneerid ja ventilaatorid on ka ammu ära ostetud. Ja siis kuidagi hambad kirgistades elatakse see aeg üle ja hakatakse jälle virisema, kui külm meil on. Ja mina nagu nüüd võtsin siis sarvist teataval loomal ja kohe, nii kui ilmateade juba ennustas, et hakkab minema kuumaks, astusin sisse poodi ja ostsin sealt ära eelviimase portatiivse konditsioneeri. Et see on selline mini-külmkapi suurune seade, ma eeldan. Mul on ka üks selline, väiksem kui mini-külmkap, aga... Ja ma olen kusjuures igal aastal, kui see periood saabub, olen ma jäänud sellega hiljaks. Selles mõttes, et ma olen nagu umbes 3 päeva hiljem avastanud, et ikka on nagu väga-väga rõve ja siis neid enam ei ole. Siis on täiesti plats, ongi puhas. Kui teil mõlemal see külmkapp on, kuidas ta siis kokkuvõtlikult töötab? Ta on väike, paned voolu järgi, ta on toas, aga kas ta peab ühendama kuidagi väliskeskkonna? See mobiilne konditsioneer on jah selline, ilmselt loomulikult alati, kui ma olen ka nende peale mõelnud, on mul olnud huvi, et neid võiks tõesti kõik nagu võrrelda ja kuna alati saab see kuum aeg läbi ja siis ma kunagi ei jõua selle võrdluseni, võib-olla tõesti mingisugusel aastal ma näiteks juba maikuus ennetavalt siis kütan kuidagi toa kuumaks ja võrdlen neid konditsioneere, et eks nad mul üks sõber ostis siin samasuguse, samalaadse just ka mingil hetkel ja me omavahel natukene jagasime muljeid, et tema oma näiteks konkreetselt oli selline, et see ventilaator ei olegi väga hullu sahina ja mühina, aga ta müriseb jälle nagu selline vana hea külmkapp.
ehk et see kompressor teeb kõva häält. Minu oma konkreetselt kipub olema selline, et see ventilaator nagu puhub nii kõvasti, et see müha on lihtsalt metsig, et ma ei kuule nagu seda külmkapi häält sealt üldse, nii et ilmselt neid tootjaid on palju ja peakski nagu vaatama, seda, ütleme, et tehniliste andmetes võiks vaadata kindlasti seda müra, aga seal paraku tuuakse ära kõige suurem müra enamasti, et mis ta nagu teeb, et seal ei ole, ma ei ole näinud, et seal oleks mingi müra vahemik, et kõikidel on antud seal mis iganes 65 detsibelli või ja tihtipeale ei ole seal nagu kirjas, et mis see kõige vaiksem on, et on nagu ei ole siis valjem kui see, eks ole, aga mul on olukord lihtsalt, kus see madalem aste ikkagi puhiseb niimoodi, et praegu peab hakkama kasutama pärast sama võimsaid algoritme, et seda sahinet sealt ära saada, aga sellest ta jahutab päris tõhusalt ja siin muidugi võib juba füüsikast rääkides hakata ka ikkagi imestama, et see mobiilne konditsioneer ju oma mõnes mõttes on selline kummaline aparaat, et kui see, mis õues on, saab igaüks aru või see, mis autos on, et see nii-öelda kuum pool asub väljas ja külm pool asub toas, siis mobiilse puhul asuvad ju need mõlemad toas ja ta tegelikult imeb ühest august sisse väga palju õhku, aga puhub selle õhu tegelikult kahest august välja, et üks auk läheb siis toruga õue ja teine auk läheb siis tuppa külma õhuga ja siis ühest august imeb ta ikkagi toast õhku sisse, et mul tekkis vahepeal hirm, et kas toast õhk otsa ei saa. Sest et ta ju võtab kogu aeg õhku kuskilt, eks ole. Aga oletame, et sa ei ole hermeetilises kambris, kuskilt imbub sisse ka. Aga tänapäeva kodus, Hans, on, meil käis muide, meil testiti seda, et kas midagi nagu, et kas mingi külmasild on kuskil, on ju. Mitte praegu ei testitud, aga testitis, kui külm oli. Ja see nägi välja niimoodi, et tuli inimene ja kleepis paar kohta kinni ja siis põhimõtteliselt pumpas meie korteri nagu õhku täis, on ju, ja siis hakkas vaatama, et kas kuskilt läheb. Ja ega nagu eriti ei lähe küll, et mul tekkis täpselt sama küsimus. Ja minul on, ma tegelikult väga nagu ei kartnud selle pärast, sest Glen, ma saan aru, et sinul see kuumatoru läheb akna vahelt välja ja aken on sul nii-öelda kinni kleebitud või tal on see selline mingi asi kaasas? Mina avastasin täitsa üllatuslikult jah, et konkreetsel konditsioneeril oli kohe komplektis selline nagu liist, et sa teed akna praokile ja siis selle liistu paned selle prao vahele ja siis seal on auk, mille külge siis moondub see jäme toru selliseks kitsaks ja siis puhub selle õhu sealt liistu vahelt välja. Ma muidu nagu arvasin, ma teen sealt akna lahti ja viskan selle londi sealt vahelt lihtsalt õue. Aga aken siis ülevalt alt on ka see liist või seal on ikkagi praod? Ei ole ikkagi. Sealt ta saabki selle õhu kätte siis. Sealt ta ilmselt seda õhku siis imeb, mis on muidugi loomulikult siis sama kuum, nagu ta parajasti on, eks ole, aga võib-olla ta ei ole siis ikkagi nii kuum kui toas, eks ole. Sest minul oli see, et minul ei olnud seda liistu või seda akna kleepimise asja ei olnud karbis kaasas. Mul on see konditsioneer juba eelmisest aastast ja mina olengi visanud selle londi lihtsalt aknast välja ja ta ei ole nii efektiivne, aga ma ei kasuta seda konditsioneeri 24/7, vaid ma kasutangi teda suhteliselt periooditi, ja magamistoas ma veel sain niimoodi, et viskasin londi aknast välja, tegelikult tõmbasin paksu kardina ette. Et see ka natuke nagu aitas, aga need akna kinnikleepimise või need konditsioneeri, portatiivse konditsioneeri asjad, mis käivad aknale ette, et see soe õhk tagasi ei tuleks. Need on otsas. Neid ma üritasin siin paar päeva tagasi osta Eestist ja need on ka vist eraldi. Need on eraldi tooted ja need on otsas, aga ma ei tea, kas sa, Glen, ise oled proovinud, kui mina seda lonti katsun näiteks, mis aknast välja läheb, kui konditsioneer töötab, või kui ma katsun seda õhku, mis sealt tuleb, see on tulikuum. See on täiesti tulikuum. Niimoodi, et see põhimõtteliselt see kõrvetab, kui sõrmes on natuke kauem hoida, et see peab ikkagi meeletu hulk seda kuumust ja energiat olema, mida ta siis sellisel kontsentreeritud kujul kodust välja viskab. Ja need võimsused, muidugi alati võib vaadata nende võimsuseid ka, et seal on nagu selline väikene nagu ütleme detail, mille tähelepanu juhtida, et on erinevus selles, kas seda võimsust siis nagu öeldakse kuidagi jahutusvõimsusena või selle kompressori absoluutse võimsusena. Et seal võib tekkida väike arusaamatus, et osad tootjad ütlevad seda kompressori võimsust, mis on enamasti ikkagi 100 vattides ja ulatub seal võib-olla 700 või mis iganes, aga siis paljud ütlevad nagu seda jahutusvõimsust nii-öelda, mis on siis kilovattides, stiilis, et mingi 2 kilovatti ja mis iganes. Et enamasti need numbrid, kuidas ma ütlen, nad ei ole üks ühele samad ja kuna tootjad vaatavad erinevaid numbreid, siis tasub sellele ka tähelepanu pöörata, et kumb number see on, et ilmselt on võimalik võib-olla osta ka
ma ei ole nüüd väga põhjalikku uurimust teinud, aga võimalik on osta ka võib-olla mingi väga võimsa, absoluutse võimsusega konditsioneer, mille jahutusvõimsus on veel suurem, eks ole. Või siis vastupidi, sa ostad mingi konditsioneeri, millel see jahutusvõimsuse number on justkui näiteks seal mingi kilovatt või midagi, aga tuleb välja, et see on absoluutvõimsus on hoopis väiksem ja ta ei jahuta üldse nii palju, et seal kõrval on tegelikult number, mis ütleb sulle nagu seda tema õhu läbipumpamise jõudlust ja siis ka ilmselt ka seda soovituslikku tuba, mida ta suudaks külmana hoida, et see pigem annab nagu selle aimu siis sellest, mis võimsusega aparaadiga tegu on. Selle järgi saab siis ka oma elektriarvet hinnata, ma saan aru, Glen, jah? Ilmselt ikkagi saab loomulikult et selle just nimelt siis selle reaalse võimsustarbimise kõrval. Kui sul on reaalne 700 vattine masin, mis huugab tund aega, eks ole, siis arvuta välja. Siis läheb sul 700 vatti, eks ole, et see on selle masina kleepeka peal ka loomulikult, kui sa lähed poodi, siis sinna peale kirjutatakse alati selle masina reaalse võimsus, eks ole, aga nad ei võta loomulikult, nad ei võta mingeid nagu LED-lambiga võrdväärseid vatte, et nad ikkagi võtavad kõvasti elektrit. Aga kas see nii-öelda rusikareegel on sellised masinad, millest te räägite ikkagi on mõeldud ühe ruumi jaoks, toa jaoks? See minu konkreetne masin on ka ikkagi selline, et seal vist on nagu soovituslikult öeldud, et siis kuni mingi 50 ruuduse ala peaks ta justkui õige paigaldamise puhul suutma siis ära katta, aga ega reaalsus on ka see, et ta ikkagi, mul on ta nagu selles nii-öelda kontori töötoas, eks ole, ja ma hoian seda ust kinni ja kui ma selle ukse nüüd ikkagi lahti teen, et see korter on ikkagi peaaegu 2 korda nii suur, eks ole, et siis ikkagi nendest koridoridest ja teistesse tubadesse ta ikka nagu väga ei ulatu, et kui ma nüüd tõesti tahaks omale kõiki tubasid ikkagi jahutada, siis ma peaks tõesti ostma nagu mitu tükki. Ja mul oli sama täpselt, minu oma on ette nähtud 30 ruutmeetri jahutamiseks ja ma panin ta siin kõige hullemal ajal panin magamistuppa ja siis ongi londi akna vahelt välja, tõmbasin paksu kordina ette ja siis panin magamistoa ukse kinni, nii et see õhk oligi ainult siis selles magamistoas ja selle ta tõmbas mul ikkagi, ma ütleks 5-10 minutiga. Tõmbas nagu eluohtlikult talumatust temperatuurist, tõmbas väga mõnusaks. Ja siis jäi püsima ilusti, hoidis seda 24. Ilmselt sõltub ka millise arhitektuuri või disaini lahendusega kellegi elamine on, eks ole, kui on selline avatud elamine, võib-olla moodsamal ajal, kus ei ole tubasid erinevaid nii palju, et siis tegelikult ta toimib kindlasti paremini, et aga kui on selline väike liigendatus ja ikkagi toad ja koridorid ja sellised asjad, siis on ilmselgelt. Minul näiteks kõrvaltuppa, ma läksin lapse tuppa vaatmas, seal oli hädavaevu, kui üldse oli midagi muutunud, ja tegelikult oli ka jama oli selles, et kui ma hoidsin magamistoa ukse lahti ja tema huugas seal täiega, siis mõnes mõttes oli see täielik energia raiskamine, sellepärast, et korteri nagu üldtemperatuur kukkus 0, midagi, aga elektrit sai kõvasti kulutatud. Aga üks küsimus ikkagi, et kui te ütlete selle kohta konditsioneer, siis näiteks autode puhul mäletate veel mõni aeg tagasi tehti vahet, et konditsioneer on lihtsalt lülitad sisse, puhub külma ja kõik, aga kliimaseade on see, kus sa paned, et ma tahan, et mul oleks 22, nagu tänapäeva autodes on ja seda hoiab seda temperatuuri, et kas sellised hädaabi lahendused nagu teil on? Kas seal on siis temperatuur, et olgu toas 20 ja mul on küll, jah. Nad on ikka nii palju targad, et et sellel seadmel on küljes siis lisaks veel sellele konditsioneerimisele või siis nagu temperatuuri järgi jahutamisele on ka siis õhu kuivatamine, et kui keegi peaks juhtumisi, ma ei tea, tahab oma mingit garaaži kuivatada, mis iganes, siis on tal tegelikult lausa selline kuivatusrežiim, mille puhul seda lonti ei pea üldse kasutama, et seal ongi see pool, et tegelikult puhubki nagu samas selle õhu välja tegelikult samas toas. Ja siis on selle kohe komplektis toru ja siis sa ühendad selle toru sinna paagi asemel. Muidu seal on muide väike paak ja väidetavalt teeb ta siis veel mingit täiendavat füüsikatrikki, et see vesi, mida ta sinna paaki siis kuidagi koguneb, et seda ta üritab siis kuidagi aurustades veel täiendavalt õhku paisata ja selle arvelt siis uuesti nagu veel natuke jahutada, aga kui sa paned ta sinna kuivatusrežiimi, siis see vesi tuleb voolikuga siis panna kuskile suuremasse anumasse ja siis ta puhiseb nagu samas ruumis ja üritab seda ruumi siis kuivatada, eks ole. Nii et tegelikult nad on üsna targaks läinud need seadmed, aga kindlasti peab siin nagu ikkagi vaatama seda poolt ka võib-olla, et see sõltub nagu hinnast ka, et kuna ta on seade, mis teeb ikkagi kõvasti tööd, siis
siis võib-olla see, kuidas see karantiin, 2 on ta igal juhul, sellel minu konkreetsel aparaadil oli ta lausa 3 aastat ja ta aga alguses tegi ka mingit imelikku kriginat, mis muide nüüd on õnneks ära kadunud, kui ta on rohkem töötanud, see on auto esimesed kilomeetrid. Ja, et ühesõnaga mul hakkas nagu tekkima ikkagi kahtlust ka, et kui sa ostad nagu võib-olla mingisuguse ainult hinda nii-öelda, siis võib-olla see konditsioneer lakkab ka töötamast koos selle kuuma lainega, et mul tekkis nagu natuke see hirm, et ilmselgelt ei tasu võib-olla seal liiga nagu kokku hoida, et ikkagi vaadata nagu natuke sellist kõbusamat seadet, millel oleks siis omadusi rohkem ja ütleme sellist nagu ilmselt kvaliteet tuleb sellega koos, eks ole. Aga mina oleks nagu võrreldes neid, ma oleks ostnud ka ühe sellise, mis natuke vaiksem oleks, võib-olla ta ei. Aga kas ta saab üldse, ma just tahtsin öelda, et mis see praktiline nõu on, mida me kuulajale siin anname. Ma natukene kahtlen, et kui me tahame masinat, mis oleks mõistlikult väike, minu omal on rattad all, et on uskumatult raske. Mul samad sõnad, mingisugune üle 20 kilo, ikka paras pomm. Jaa, täitsa. Aga et kui me tahame masinat, mis oleks mõistlikult väike, samas mis jahutaks, et mille arvelt see müravahendus siis nii väga ikkagi tulla saab? Ilmselt ei saagi tulla. Ventilatsioonid, kompressorid, need on kõik ju, mis muidu on sul, eks ole, katusel või akna taga või eraldi välisseadmeseks. Need on kõik sul kontori laua või voodi kõrval. See, ma arvan, ja pluss see õhk, mis väljub sealt väikesest masinast ikkagi väga tugeva joana. Juba see õhk ise tekitab sahinat, nii et vähe pole. Et ma kahtlustan, et see võib-olla väga palju ei ole võimalik. Ei tea. Ei, ilmselt küll, et võib-olla siis peabki arvestama natuke ka, kui mingit uurimustööd ennem ostu teha, et kus ta seda õhku välja puhub, kas seda saab nagu natuke reguleerida seda õhusuunda, et mõni puhub ülevalt ülesse, eks ole, mõnel saab külje peale seal natukene reguleerida. Et kui seda nagu magamistuppa paned, võid sa avastada näiteks seda, et lihtsalt piltlikult puhutakse sul kogu aeg tekk ära, et kui sul on väiksem tuba, siis ta ju puhub ja ega see õhk ei jää ju kuskile seisma, see käib seal toas siis ringi ja kui see lõpuks sul see külm õhk pähe puhub, siis võib-olla juhtub siis nagu Hansuga. Häälega, et jah, et seda, aga ma ütleks kokkuvõttena ikkagi meie suhteliselt üldisele heietusele sel teemal, et see on igal juhul väga mõistlik asi. Ja ta töötab, ta reaalselt toimib. Ja, et kui te elate Eestis ja iga kord vannute, kui väljas on 30+ kraadi, et ei saa normaalselt asju teha, siis ma esimest korda tundsin sel aastal, et tegelikult võikski olla 30 kraadi. Üldse ei sega, sest et ma tean, et ma lähen koju ja kui ma istun töölaua taha ja ma saan alati normaalse temperatuuri. Et kui on elamine, kus on konditsioneer olemas, ilmselt need inimesed seal võivad selle lõigu edasi kerida, aga ka kellel seda ei ole ja kes tõesti vaevlevad ja vannuvad sel teemal, siis see lahendus ikkagi töötab. Ilmselgelt ta võtab elektrit ja ega mugavus nüüd ei tule päris tasuta, aga igal juhul ta võtab ära selle täiesti sellise, ikka tõesti olukorra, kus sa ei saa ju reaalselt midagi teha, kui sul toas on mingi 35 kraadi, siis see on. Kusjuures siit samm edasi nendest portatiivsetest ikkagi on, ma siin vaatan oma naabreid, ikkagi ma tean, meie ühistus mitmed inimesed on paigaldanud endale õhksoojuspumba, mis on, ja mis on huvitav, et nad Eesti oludes pigem, kortermajas, kus sul on keskküte, eks, pigem inimesed paigaldavad seda konditsioneerina ja maamajades või ka eramajades, kus sul ei ole keskkütet, siis pigem inimesed paigaldavad seda kütteseadmena. Aga see sama masin toimib mõlemana ja ta on, eriti kütteseadmena on need õhksoojuspunbad ju üliefektiivsed. No ega ta tegelikult on ka ju konditsioneerina ikkagi, ega efektiivsus on mõlemad pidi tal umbes sama. Lihtsalt konditsioneeri puhul me ei saa võrrelda teda mingi gaasikatamajaga, eks kütte puhul me saame ja me ütleme, et kütte puhul me saame, jah, ta on väga efektiivne. Tööpõhimõte täpselt sama, ta selle asemel, et ühelt poolt ta võtab ju tegelikult soojust ära ja teisele poole viib selle soojuse juurde, eks ole. Nii et, aga et mulle tundub, et see ei ole üldse, vaatame, mis see elektri hind teeb, eks, aga erinevalt Vene gaasist, me enam-vähem teame, kuidas elektrit toota juurde, ilma et peaks Putiniga alla midagi kirjutama, eks, või ja pikas perspektiivis ma usun, et elektri hinnal on pigem potentsiaali minna odavamaks kui siin nafta hinnal või gaasi hinnal. Et kõik sõltub sellest palju, et kas tulevad mingid tuumajaamad või tulevad tuulepargid või päiksepargid, eks, aga kui siin energia nagu liikides midagi odavamaks läheb, siis mina pigem paneks oma raha selle peale, et läheb odavamaks elekter, kui et läheb odavamaks gaas või jah, aga eks samas selliste suuremate elamiste ühistute ja kortermajade puhul, eks
probleem on pigem see, eks ole, et kui sa tahad seda sama seadet kasutada kütteks, siis on sul vähe keerulisem asjatada seda asju nagu kütmise osas üldiselt. See tähendab, mõtlen seda, et talvel on lihtsalt küte kõigil, et sul peaks olema siis individuaalselt võimalik kuidagi ennast lahti ühendada maja küttest, mis võib osutuda aga võib-olla mitte lahti ühendada, vaid näiteks mina saan oma korteris reguleerida radiaatoreid. Kui sul on, eks ole. Ma vaatan arve pealt, et võib-olla ma reguleerin radiaatori madalamaks. Kui sul on see korteripõhine reguleerimine olemas, mis on uuemates ja renoveeritud majades olemas, et siis on see variant annaks tõesti võib-olla mingi reaalse võidu, eks ole, aga kui sul on ikkagi selline nagu üldine süsteem üle maja, eks ole, et siis sa paratamatult talvel sellest mingit kasu jälle ei saa, eks. Vaata, pluss mis on hea, et need, ma ei tea, kas sinu oma Glen on, minu oma teatavalt see väike ei ole kuidagi Wi-Fist juhitav, aga need suured hästi palju on, need õhksojuspumbad ja see tähendab, et kui sa ma ei tea, oled talvel metsas suusatamas või oled suvel rannas ujumas, sa saad sealt juba ise öelda talle, et kuule, ma hakkan tunni aja pärast olen kohal, et ole hea, et tee nii, et korter oleks nüüd soe või külm. Jaa. Ei, see minu väike ka ei ole, aga suured tõepoolest on. Aga kui me siin juba jahutusest oleme nii entusiastlikult rääkinud 20 minutit, siis ma ühe teema tahaksin veel tuua. Nimelt ega magada ei saa, kui sul on ikkagi toas 1 000 000 kraadi sooja, eks sa sulad ära, oled üleval, oled kurb ja üleval. Ja mina sättisin siis neid, mul on mõned ventilaatorid, ehk siis need, mis ei jahuta, vaid need, mis lihtsalt urisevad ja puhuvad õhku ringi. Ja uurisin teoreetilist teemat, et kuhu tuleks see ventilaator kodus panna. Ehk kas puhuma endale peale või kas puhuma aknast välja või aknast sisse. Ja kõik variandid on kuidagi võimalikud, eks ole. Ja jube huvitav maailm tuli välja, internetis oli foorumites oli lehekülgede kaupa, mingid arutelusega füüsikaharidusega professorid võtsid sõna ja läksid omavahel vaidlema, et mis siis kõige targem oleks. Aga sa mõtled nüüd seda, et lihtsalt, et ventilaator näiteks välja peaks lükkama sooja õhutoast välja või siis, et äkki ta lükkab õuest jahedat õhku tuppa? Need on need variandid, eeldus on ikkagi see, et õues on jahedam õhk. No vot, kui sa oled keskpäeva, eks ole, sul on korteris 34 ja väljas on 33, siis ei ole suurt vahet. Ja kui õues on 25, siis võib-olla on. Ja aga õhtul päike läheb ära, eks ole, nüüd su maja on terve päev olnud päikse käes üles köetud, igatpidi sul toas ongi 33 kraadi võib-olla või rohkem ja nüüd sa mõtled, et aga väljas on ju 23. Et teeks nüüd nii, et hästi kähku mul läheks jahedamaks, et mis siis teha? Ja huvitav on see, et kui on niimoodi, et on väljas kuum ja sees kuum, siis ventilaatorist selles mõttes on kasu, et sa paned ta otse endale peale puhuma, et sul, siis sul hästi kiiresti vähemasti endal tekib see jahutuse tunne, eks, et ta pühib ikkagi selle õhu sul üle naha ja keha saab jahtuda, eks. Et see on igal juhul hea, aga siis on huvitav, et üks koolkond nagu väidab, et kui et tuleb panna ventilaator akna äärde, ja puhuma täiel võimsusel aknast välja. Aga seda juhul, kui sa saad tekitada õhuvoolu ehk kuskil teises oma elamise otsas teha akna lahti, kust siis peaks seda jahedat peale tulema. Et sa sisuliselt sa tekitad õhu liikumiseks ole oma kodus. No aga kas see ei ole sama, kui sul on läbi näiteks majakorteris teed 2 otsast lahti ja akna tekib tuuletõmmis? Vana hea tuuletõmme, kui tekib, kui tuult on, eks ole. Ja kui on selline kõrgem või madalam rõhk on, mis kuidagi stabiilne, siis ei kipu seda tihti tekkima. Aga samas ma ütleks selle ventilaatori kohta, et olen ka kasutanud sellist lahendust, et mul on ka mingisugune õhu puhasti niisuti ja kõik asjad ühes tükis, selline wifi'ga juhitav asi, mis ka moondub natuke ventilaatoriks, et ta ühelt poolt imeb ja teiselt poolt puhub. Et mulle nagu tundunud, et väga hästi ikkagi ventilaatori rollis toimib see, kui sa selle ventilaatori paigaldad siis akna all serva või lausa põrandal akna alla, sest külm õhk teadupärast läheb alla ja kui see alt tuleb külm õhk ikkagi ventilaatoriga sulle tuppa sahistatakse ja sul aken on samal ajal lahti, siis paratamatult soe õhk on sinu toas üleval ja see läheb mõnusalt sealt aknast välja. Et mul on nagu tundunud, et väga hästi see skeem töötab. Jõuame edasi, eks, et aga kui sa elad 4. korrusel näiteks, siis kas puhud akna üleosast või altosast, ma arvan, väga suurt vahet võib-olla ei ole. Ei, kuule, ikka on, ega sinu toas kuum õhk on ikka üleval. Sa mõtled niimoodi, et korteris, et ma just mõtlen seda, et kui sa pane ventilaator tuppa puhuma nagu
põhimõtteliselt akna alt põrandalt, sest et sinna tegelikult valgub see külm õhk õuest. Ja ülevalt läheb sinu soe õhk siis välja. Ja see oli ka kindlasti ja mis on huvitav, et inimesed seal õudselt vaidlesid, ütlesid, et ma saan aru, et põhimõtteliselt on tark tekitada see õhuvool ja panna ventilaator õue puhuma, aga et see võtab aega tunde. Et kuidagi see tunne on ikkagi parem siis, kui sa paned ta toa või õuest seda külmemat sisse puhuma. No minu loogika ütleks, et kui sa paned ta õue puhuma, siis sa peaks selle ventilaatori panema üles. Sa peaks panema sellise üles. Mis on omaette keeruline. Ta imeb välja selle kuuma toast. Kuuma õhu välja, sest kui sa hakkad ikkagi alt õhku välja puhuma, siis sa tegelikult nagu see vastu mäge nii-öelda. Ei, no selles mõttes võib-olla ei ole vahet, kui sa teises korteri otsas teed akna lahti ja et see ventilaator suudab sul tekitada sellise nagu mõnusa nagu tõmbe, eks. Et siis sa oled nagu korsten põhimõtteliselt, sa elad nagu korstnas, kus kogu aeg õhk liigub. Aga väide oli ka see, et need enamus ventilaatorid on ikkagi nii nõrgad, et ta seal akna ääres midagi suristab, et mida ta sul nii väga siis nagu mis õhuvoolud on nii väga sul ikka muide, et rääkides sellest siis veel jutu lõpetuseks, et see konditsioneer tegelikult ka, kui ta selle temperatuuri muide saavutab, siis ta toimibki väga hästi ventilaatorina. Et ta lülitab lihtsalt selle külmkapi osakonna sealt krõpsti välja. Aga puhub edasi. Ja puhub edasi, et ega ta vait ei jää. Püsib, et kahjuks või õnneks tal sellist režiimi üldse pole, et ta nagu ennast päriselt välja lülitab. Kui ta käib, siis ta käib, ta puhiseb mul kogu aeg sama kõvasti. Aga ma tahtsin selle ventilaatori jutu lõpetuseks öelda, et ega seal kokkuleppele ei jõutudki, et kas siis muna oli enne või kana oli enne või kas tuleb puhuda sisse või välja. Teatud nipid on, aga minu enda kogemuse järgi kuidagi ikkagi toimis see sissepuhumine nagu paremini. Ja kui sul on üks tuba, kus sul ei ole kuskilt külma peale tulemas, no siis sa pead igal juhul sisse panema, puhumada. Ja tegelikult öeldi ka, et need eramusventilaatorid tegelikult tekitavad enda ümber, et nad ei tekita nagu väidetavalt õhuvoolu kui sellist, umbes nagu, ma ei tea, reaktiivlennuk, kui ta lendab, vaid et nad tekitavad enda ümber mulli või sellise sõõrikukujulise mulli, kus ka kehvemal juhul see õhk võib lihtsalt tsirkuleerima hakata. See on umbes, kellel on saumikser, on kasutanud, pane suppi sisse ja pane ta käima, siis ta tekitab ka enda ümber sellised nagu sõõrid või rõngad, kust siis seda suppi sinna purustajasse kaasatakse, aga kui sul on suurem pott, siis need poti servad võivad olla kõigest sellest pullist täiesti puutumata, et ventilaatori efekt pidi olema tegelikult mõneti sarnane. Ma hakkasin küll rääkima suroraaga, aga ma tahtsin jõuda sinna, et tegelikult kokkulepet ei ole ja suurt vahet pole, aga pange nii, nagu et teil hea oleks. No jah, ja ilmselt ikkagi mida võimsam see ventilaator on, mida nagu rohkem on tunda, et see õhuvool jõuab kaugemale, seda parem. Et kui see seal vaikselt sahistab ja juba meetri kauguselt ei saa midagi aru, siis ilmselt ongi seal see sõõrik käib seal edasi-tagasi ja midagi juhtub. Ja sõõrikust kasu ei ole. Selge, meil on suvised kuumad teemad. Tegelikult meil on üht-teist veel arutada ja vaatame nüüd otsa MacBookile. 2 nädalat tagasi oli vist, või oli see rohkem, kui me rääkisime siis Apple'i uutest seadmetest. M2 protsessoriga MacBook Air ja MacBook Pro on väljas ja meie esialgne selline hinnang juba oli toona, et MacBook Air on tundub selle raha eest õige mõistlik püss ja see MacBook Pro on väga kaheldav. Aga nüüd on selle kohta üks lisamõõtmised saabunud, on nii, Hendrik? Ja need 13 oli see MacBook Pro M2 mudelid jõudsid siis nüüd Ameerikas vähemasti ajakirjanikele testida ja on avastatud, et see kõige odavam MacBook Pro M2 ehk 8 GB mälu ja 256 GB-se SSD kettaga on kõvasti aeglasem kui täpselt sama, ehk siis M2, aga 512 kettaga. Ja miks ta, ei ole nagu üldse loogiline, eks, et see on lihtsalt kettaruumi vahe, et kuidas saab olla. Aga põhjus on selles. Aga üks hea põhjus on see, et Apple kasutas eelmisel ehk siis M1 protsessoriga mudelitel, kui sul oli 256 GB ketast, siis see koosnes 2 kiibist, 2 korda 128. Ja see arvuti oskas kirjutada ja lugeda 2 kiibilt korraga andmeid. Kirjutas vasakule paremale, põhimõtteliselt juga läks 2 poole. Ja nüüd siis selles uues arvutis on 1 256, mis tõttu nüüd saab kirjutada 1 kohta korraga andmeid ja lugeda 1 kohast korraga. Ja lihtsustatult öeldes see ongi põhimõtteliselt põhjus, miks selle arvuti ketta poole pöördumine on kõvasti aeglasem.
sest tal on lihtsalt üks ketas. Nüüd, kui sa ostad 512 gigabaitise, siis seal on 2 × 256 ja seda probleemi ei ole. Ja siis on jälle kiire, sest nüüd ta saab jälle kirjutada 2 kettale korraga. Et seda, kes mis iganes põhjusel üldse tahavad seda 13-tollist Prod, mida minu arvates ei peaks üldse tahtma, aga siis te teate ja huvitav on ka see, et ja sa mõtled, et okei, mul ei ole vahet, et see kettale kirjutamine on niikuinii jube kiire. Sa ei tegele päevas, kui sa lihtsalt veebis surfad on ju, või ma ei tea, isegi raadiosaadet teed või mida iganes sa teed, seal ei ole mitte mingit vahet. Aga teatud suuremahuliste töödega, nagu siin ka testiti, on ikkagi vahe sees, sellepärast, et kui see 8 gigabaiti mälu saab otsa, siis mida arvuti hakkab tegema, ta võtab seda mälu sisu, mida parasjagu aktiivselt ei kasutata, kirjutab selle kettale. No põhimõtteliselt tõstab kõrvale ja ta saab seda kirjutada kettale. Ja nüüd 8 gigabaiti on tegelikult vähe. Ja see saab päris kiiresti otsa. Nüüd, kui see eelmise mudelil kettale kirjutamine ja lugemine oli väga kiire, siis ka see mälu parkimine kettale käis väga kiiresti. Ja nüüd käib see tõttu vähemasti sellel baasmudelil poole aeglasemalt. Ja see omakorda tekitab teatud sellised tööjõudluse probleeme, mis on ka täiesti reaalselt näha, isegi kui sind otseselt see kettale kirjutamine ei huvita. Just, ja ma arvan, et väga eluline olukord on tegelikult see, et kui sa natukene süvened millegis oma tööülesandesse, siis sul on sul lahti paar brauseri akent, milles kumbagi see on võib-olla mitukümmend tääbi või sakki ja siis nende vahel vahetumine, mälu on täis ja siis mõtled, miks mu arvuti nii aeglan, ostsin uue arvuti, mulle ju müügimees ütles, ma olin seda Airi ostmas ja siis ta ütles, et aga osta ainult 100 eurot kallim on see uus MacBook Pro ja siis ostad selle Pro, aga tegelikult ei tundu, et see on võib-olla Apple'i jaoks on see nutikas kaup, see uus MacBook Pro, et endal on seda, sest et miks on siuke ühe mäluga see mälu nagu, miks nad selle tegid, et ilmselt on soodsam, see on Apple'i jaoks soodsam teha selline. Kas ma olen saanud õigesti aru või ma lihtsalt ei saagi aru, et kas uus MacBook Air on ka kannatab samade asjade all? Keegi ei tea, seda ei ole jõudnud üldse avalikkuseni, seda nüüd hakatakse juulis millalgi saatma välja, aga on ülitõenäoline, et ta kannatab see selgub siis. Põhimõtteliselt tasub siis ühesõnaga olla igal juhul ettevaatlik, kui osta 256 gigabaitise salvestusmäluga Mac, tasuks uurida, et millest see koosneb. Selle asemel, et osta nagu soodsam Air või siis sellest natukene kallim see Pro, mis on parem seda raha panna sinna, et osta natuke kallim Air. Ei no siis võib tekkida ka isegi täitsa mõnes mõttes selline absurd kummaline olukord, kus täna ostes 256 gigabaitise M2 protsessoriga arvuti võib osutuda reaalelus hoopis kohmakamaks või aeglasemaks kui eelmine mudel. Siis M1 protsessoriga 256. Ja need hinnavahed on huvitavad, USAs on niimoodi, et see 13-toline Pro baashind on 1299 ja siis see suurema kettamahuga on 1499, Eestis siis vastavalt 1639 versus 1869, 200 on sinna siis vahele pandud, aga need on endiselt mõlemad 8 gigabaitise mäluga mudelid. Ja 16-st üldse ma ei näinud isegi Soome Apple'i hinnakirjas veel või seal lehel niimoodi ostetavana ja rääkimata 24-st, mida nüüd ju ka lubati, et kuni 24 gigabaitini võib see minna. Nii et see kahjuks viib arvuti hinna üles, ehk mina näiteks ei saa enam soovitada osta ei selle Pro ega ülitõenäoliselt siis ka Airi baasmudelit. Ja millel on siis üks salvestuskätas teiseks, see on see oluline nüanss. Ja ma ei saa ka osta, et ma pean nüüd ütlema, et sa pead ostma 512 ja 16 gigabaiti mäluga mudeli. Jah, et see 16 gigabaiti tegelikult üldse ei oma siin võrrandis mingit tähtsust. Ja, aga ma lihtsalt, kui ma täna ostaks MacBook Airi või Prod on ju arvestusega, et see on pikkadeks aastateks, ma ikkagi võtaks selle 16-se. Ja need mõlemad asjad viivad sulle arvuti hinna mõnusasti üles, nii et mis iganes Apple reklaamis ütleb või te näete, tulevad Eestisse müügile, et hind alates, ma arvan, sa võid sinna rahulikult mingi 400-500 eurot juurde keerata. Või siis osta eelmine mudel. Põhimõtteliselt küll. Saab hea hinnaga. Põhimõtteliselt küll, sellepärast, et peale selle, et see eelmine Air on vanas korpuses, ei ole seal eriti, ma julgeks öelda, mingit erilist vahet. Aga sellest me rääkisime siin ka üks saade, nii et jah. Nii on. Mis meil edasi on? Meil on käes üks järjekordne
mitte painduv telefon, ma hakkasin ennem Glen sinu sõnadega ütlema painduv telefon, aga tegu on kokku volditava telefoniga. Ei no aga paindub ju, ikka ju paindub, kuidas sa siis ütled? No midagi sealt paindub, aga mitte kogu telefoni paindub, eks. No tegelikult ikkagi paindub väga palju. Meelde oli vanasti oli painduv telefon, kes see tõi esimesena Eestisse banaani, mis oli kumer ja sa said vajutada laua peale sirgeks. Selles mõttes, no okei, no ka siin võib põhimõtteliselt ka nii öelda, et sa paned ta laua peale ja siis vajutad sirgeks ka, et no mis see on? Iseenesest see kontseptsioon on ikkagi, see on kihvt, et noh, teadupärast täna ikkagi painduvate telefonide osas möllab ju ainult Samsung. Noh, vähemalt niimoodi ostetavana on Samsungil on juba mitmes põlvkond nüüd täna või teine põlvkond, siis on Flippi ja Foldi. Üks on neil väikene, painutad kokku, voldid kokku ja teine on natuke suurem, see on siis Fold 3 on selle mudel täna, mille sa voldid siis ka kokku ja millel on siis keskel suur ekraan ja väljas on siis veel teine ekraan, et kui ta on kokku volditud, siis sa ei kasuta seda ekraani, mis on suur, aga Huawei on teinud siis natukene teist põhimõtet juba algusest peale, et Huawei nimelt hakkas siis oma telefoni voltima kohe kokku nii-öelda väljast poolt. Ehk et eelmine mudel, kui ma eksi, oli see nimi vist XS, oli siis telefon, mille sai voltida kokku niimoodi, et see ekraan pöördus ümber telefoni, et kui sa telefoni kokku voltisid, siis jäi ka telefoni tagaküljele ekraan ja kui sa telefoni lahti voltisid, siis see tagakülje ekraan moondus siis esikülje ekraaniks, sest sa justkui keerasid selle tagant ette, mis omas nagu disaini mõttes tundus nagu palju loogilisem lahendus kui Samsungi lahendus, sellepärast et sul ei ole vaja ju kahte ekraani, eks ole, sul ongi see üks ekraan, mis siis vastavalt vajadusele muutub suureks või väikeseks. Võib-olla selle nagu miinuspool disaini mõttes on see, et kuna telefoni mõlemal pool on ekraan, tekib alati küsimus selle sellises nagu vastupidavuses ja ega eelmise Huawei ekraan tõesti oli sellisest imelikust plastikasjaga kaetud materjalist ja kriimustus kuidagi kergesti ja üldse olid seal tegelikult üsna suured nagu vastupidavuse probleemid. Aga Huawei pole ikkagi lasknud ennast sellest hirmutada ja on nüüd tulnud siis välja uue mudeliga, et see on siis XS2 ja sellel on nüüd, disaini põhimõte on sama, aga nad on kõiki asju nii palju kokku lihvinud ja vajutanud, et nagu näitajatelt on see telefon muutunud täiesti võrreldavaks, ma ütlen siis füüsilistelt näitajatelt, sellise traditsioonilise mobiiltelefoniga, kui me räägime siin kas või mingitest iPhone Pro Maxidest või mis iganes. Paksuselt ka sa mõtled, Glen või? Paksuselt ka, ta on okei, ta on marginaalselt paksem, tema paksus on tegelikult 1 sentimeeter, 1,1. See on tõesti väga vähe. Aga ta ei ole väga palju paksem käes, et kui mul on endal OnePlus, millele on ümber pandud sellised ka, niisugune nagu tugev ümbris. Ja loomulikult väike erinevus selle OnePlusiga on, aga see on marginaalne, et see tugev ümbris nagu lisab siia nii palju sellele telefonile, et ta ei tundu enam selline, see eelmine mudel tundus tõesti nagu piltlikult öeldes telliskivi, see enam ei tundu. Ja tõesti käes hoides on ta täitsa tavalise telefoni mõõdus ja kui ta nüüd lahti voltida, siis selle ekraani paksus on ainult 5 mingid millimeetrid, et ta on ikkagi nagu loogika ongi, et on poole õhem. Ta on nagu tõesti õhuke, see ekraan on iseenesest siis suhteliselt suur, 7,8 tolli on tal, on siis diagonaal, aga see tähendab, et ta on suhteliselt ruudukujuline, eks ole, et kui seda kokku voldid, on siis ekraan 6,5 tolli tavalises formaadis, aga lahti voltides on ikka sihuke mõnus suur kandiline ekraan ja mõeldud on ta nii, et Huawei enda nägemus ongi see, et seda kogu aeg üldse siis lahti ja kinni loomulikult ei voldi, et tavaasendis ongi tal siis nagu telefonina, tal on kaasas päris nutikad kaaned, mis ongi mõeldud nii, et sa need kaaned kleebid ja kinnitad sinna telefoni ühele poole ja kui sa siis selle alumise poole sealt lahti voldid selle kaane vahelt, seda on väga raske sõnadega kirjeldada, siis tegelikult sulle kätte jääb nagu selle kaane selline külg nagu, põhimõtteliselt käes hoiaksid nagu sama suurt telefoni nagu sa ennem hoidsid, aga see ekraan ulatub siis külje pealt 2 korda üle. Et tegelikult on seda väga hea käes hoida. Mitte sang, aga selline koht, kus sa saad ikkagi hoida seda kus ma saan nagu kinni hoida, jah, seda suurt ruutu nagu väga mugavasti ühes käes ja teistpidi see osa, millega ma ühes käes hoian, moodustub ka laua nagu selliseks aluseks, et ma võin siis panna selle suure ruudukujulise televiisori omale taldriku kõrvale ja siis on mul, ta on nagu sellise väikese nurga all, üks 30-kraadise längusnurga all, et siis ma saan sealt mõnusasti sirvida ja lugeda asju, eks ole, ja kui ma ta siis kinni tagasi keeran, siis see kate tegelikult katab ära selle ekraani tagumise külje, nii et siis ta välisel vaatlusel ongi siis nagu imevähe
imevähe kobakam, täitsa tavaline selline ümbrisega telefon, sest et selle ekraani tagakülg on kattega kaetud. Et eks noh, nüüd ütleme, kui nüüd ma ei tea, kas see üldse kedagi huvitab, et kas muudest omadustest siin ka midagi rääkida on peale selle ägeda ekraani, et loomulikult Huawei probleemid on siin sees endiselt. Ma just kuulsin lugu inimesest, kellel oli Huawei telefon, käis sõpradega reisil ja olid erinevad ekipaažid ja siis need ekipaažid, kus ei olnud Huawei telefoni, tegid oma Google Mapsid lahti ja sõitsid kohale. tema oli alati kusagil mujal. Aga muide, Mapsidest rääkides tegelikult ma ei ole nüüd ise seda tõsi personaalselt väga testinud, aga väga paljud inimesed väga kiidavad ka seda Huawei kaardirakendust, mille nimi on Petal Maps. Ja ma ei oska siin nüüd kommenteerida, kas see on hea või halb, aga see peaks olema väga konkurentsivõimeline ka Google Mapsile. Ja muideks nüüd on ka ilmunud välja selline, või ma ei tea, kas see on ka nüüd, kuna ma ei ole nüüd nagu Huawei telefoni nii-öelda väga pikka aega jälle jätkuvalt kasutanud, et selline omapärane virtuaalne häkk jutumärkides nimega G-Space või G-Space on olemas, mis siis tegelikult tekitab sulle nagu virtuaalse Mate 20 Pro telefoni. Ehk et kui sa installeerid nüüd siia Google'i või sellesse Huawei telefoni G-Space'i, siis G-Space ütleb siis Google'ile, et tere, mina olen Mate 20 Pro, kus on ametlikud Google'i teenused lubatud. No ikkagi väike häkk siis tähendab, see et sa petad Google'i ära sellega, et ja, okei, no. Ja see jääb ikkagi natuke selliseks tülikaks, et mul on nagu siis nagu eraldi siuke virtuaalne device justku, et nii kui ma selle G-Space'i siin avan, siis mul nagu avaneb tegelikult nagu omaette siuke sahtel, mis siis Google'i suhtes on väga aus ja ametlik, eks ole. No see kõik kõlab, et seda on võimalik kasutada, aga küsimus on, et noh, et kas me peaks, noh. No ütleme, et see absoluutselt nüüd ei puuduta selle telefoni painduvust muidugi, et see tegelikult, see on puhtalt see Huawei ja teine asi, mis siis ka Huawei'l täna ikkagi neil käsi nagu käeraudadesse paneb, on siis see 5G teema, et ka sellel telefonil on Snapdragoni 888 seeria kiip, aga see on ikkagi 4G kiip. Uusi nad ei saa, jah? Jah, et hetkel on see olukord, loomulikult keegi sellest vist päris elusel täna puudust ei tunne ja noh, ma ei tea, kas see ekraan 2 aastat voltimist kannatab, aga võib-olla aastad sa selle aja peale, kui 5G meil jõuab nii uue telefoni, mina nagu seda liiga üle ei dramatiseeriks seda 5G samas kui sellise kalli telefoni eluaeg, arvestatav eluaeg on 2 aastat, siis ma dramatiseeriks seda ka suhteliselt palju. Vaat seda võib-olla teen praegu liiga, et ega seda ekraani ilmselt on nad voltinud seal mingid usinad Hiina robotid, ilmselt mingid 100 000 kordi ja selles ei ole probleemi. No hind on ikkagi 2000 eurot keerutamata välja öelda, et ega ta on mõnevõrra kallim kui Samsung. Ma panin siia kõrvale huvi pärast ise võrdluseks ka neid Galaxy Fold 3 andmeid, et ma just vaatasin, et ta on igas mõttes ikkagi Samsungile tehnilises mõttes nagu ütleme, teeb ära, et ta on õhem, ekraan on tunduvalt suurema resoga 2200, 2480, Foldil on 1768, 2200, Fold on ligi 1,5 sentimeetrit paks kokku voldituna, see on, eks ole, pealt sentimeetri natuke, et ta kõigis mõttes kaalub 255 grammi, Fold on 271 grammi, aku on natuke suurem, 4,6 ampertundi, Foldil oli, kui ma nüüd peast ütlen praegu, kas oli 4400, et igal juhul ta on nagu kõigis asjades ikkagi parem, et tehnoloogiliselt jällegi on see sama koht, et kahju, et Huawei'l selline olukord on, sest et mitte ükski teine tootja kahjuks sellist telefoni, kellel oleks siis Google'iga kõik hästi, nad ei too, et see on jälle see sama probleem. Sellele ma saan küll alla kirjutada, sellega ma olen sinuga nõus tegelikult, et seal on tehnoloogiat, innovatsiooni, riistvaras eriti, mida ma tahaks kasutada, aga kahjuks jah, see on teises maailmas. Aga kas nüüd muidugi võib siis lõpetuseks veel kurvastada või rõõmustada ka Eesti ostjaid, et ega Huawei vist isegi ei ole öelnud kõva häälega välja, kas nad selle telefoni siin meie regioonis üldse müügile toovad, et see, mis minul praegu käes on, peaks olema täitsa esimene Eestis, nad seda siin Istanbulis esitasid just mingisugused nädalake tagasi oli see suur event ja nad katsumiseks ma selle omale pihku sain. Nii et võib-olla ta ei olegi üldse siuke ostetav kraam siin, eks Huawei saab nagu väga hästi aru, et eks see telefoni müügi ja äri olukordel on nii nagu on, eks ole, aga noh, tore, et nad ei ole selle koha pealt ikkagi nagu loobunud tegemast nagu ägedaid asju ja Hiinas ilmselt ei ole see selline probleem, nii et võib ka loota, et nad ei loobu, nii et sellised ägedad ja painduvad telefonid. Noh, ta ikkagi seadmine ta on ta kihvt, et kui ma teda tõesti täna käes hoian ja ma tahaks ühte seadet
mis on äge, siis ma näen, et sellistes vormides, sellistes mõõtudes sellel hakkab juba olema isegi mingi mõte. Noh, jääb Olgu. siis etaloniks. Jaa, Aga- huvitav, ma arvan, et see on selline väärtuslik tehniline demo, ehk kuni Just. ameeriklased kraane uuesti lahti ei tee, siis ma arvan, et me käsitlemegi neid Huawei's ja noh, No kõik vot, see, mis sa räägid, see kõlab jah. nagu väga vingelt, eks. Ja ma Just, juba just. hakkan mõtlema, et kui see on sama paks kui tavaline telefon, miks ma siis ei peaks tahtma volditavat Jah, telefoni. absoluutselt. Hinnamure muidugi jääb. Siin on ka see koht muidugi, et kui seda lahti voldid kasutad, et noh, sellised igapäevastsenaariumid on see, et ega see 4600 milliampertunnine aku nüüd seda suurt ekraani ikkagi nii edukalt ja nii kaua ei toida, et tavaasendis noh, peab ta vastu nagu enam-vähem nagu tavaline telefon, aga kui ikka ekraani voldid 2 korda suuremaks, siis ka aku vastupidavusele avaldab see nagu mõju ja noh, näiteks ei ole siin juhtmevaba laadimist, sest teisel pool on ka ekraan, eks ole, et siin nagu siuksed mõned nüansid on, et sõrmejälje sensor ei ole ju ekraani sees, aga seest on ta külje peal, toimib ka väga hästi. Et noh, mingid järeleandmised pead sa tegema, aga jah, lahendusel, kui ma ikkagi seda telefoni käes hoian ja vaatan, siis ta ikkagi on äge, midagi pole öelda, see ekraan, mis nagu niimoodi rullub üle nurga, see näeb välja selline ikka tulevikuhõnguline. Nii, aga vaatame edasi, mis meil on veel teemat ja ma tõesti ei usu seda, mida Henrik, sa nüüd panid teemade faili, mida sa tahad öelda, graafikakaartide suur põud on kas tõesti läbi või on esimesed märgid sellest? Ma loen siin artiklit USA võib-olla just populaarsemast ja paremast tehnoloogiaportaalist The Verge ja nemad seal täpselt niimoodi väidavad ja siis on ära toonud ka, ehk siis see on USA, nad on ära toonud ka hinnad, noh kui me vaatame siin näiteks Nvidia RTX 3070 Ti, väga vinge hea kaart, veel aprillis $772, jaanuaris maksis üldse üle 1000, nüüd on 585. Ehk tegelikult täna ta on seal tootja siis selle nii-öelda ametliku hinnakirja hinna juures on kõvasti kukkunud ja kõik, noh, praktiliselt kõik graafikakaardi, mida nad siin toovad välja, on kukkunud tagasi ametliku sellise tootja hinna juurde või paljudel juhtudel ka isegi alla selle. Ja see on USAs, ma just siin kiiresti võtsin paari Eesti poe kodulehed lahti. Ma võin küll öelda, et meile see asi pole jõudnud. Mis iganes põhjusel, ma ei tea, aga vähemasti seal on olukord normaliseerunud, neid on saada ja hinnad on sellised, nagu nad peaksid olema, mitte 2 korda kõrgemad. Ja ma vaatan, et ka tegelikult vaikselt hakkab jõudma, ma tegin siin praegu saate kõrvale nüüd Saksa Amazoni lahti, huvitav, kas ma vaatan korra, kas ta on siia ka jõudnud. Aga mulle tundub, et millalgi nüüd igatahes on võimalik inimestel, kes on oodanud, ma ei tea kui kaua, 2 aastat seda, et on võimalik minna poodi ja osta endale graafikakaart, aga mulle tundub praegu, et see igatahes ka Euroopasse või vähemasti Saksa Amazonis küll mingit sellist mõnusat asja pole. Ma ütleme sinu jutu kõrvale kohe vasaku silmaga kiiresti vaatasin mõne Eesti foorumi üle ja võib tulla kosmilistest kõrgustest, et on need hinnad tõesti nagu alla tulnud, et tootja hinna lähedale võib-olla tõesti, võib-olla isegi on lausa või? selle Eestis sa näed ka sellised hindu? Kaarte, ma näen kasutatud, jah. No ma vaatan uusi, no ma vaatan Amazonist uusi, siin ma näen näiteks on mingil kaardil on 9% hinnaalandus tehtud, nii et mulle tundub, et see protsess on hinda ja mingi kaart on 22% isegi alla tulnud, aga need hinnad on ikka natuke veel kõrged. Et tundub, et Euroopas me peame ikkagi veel ootama, enne kui need hinnad normaliseeruvad, aga tundub, et see suund on nüüd igatahes kätte võetud. Kuigi siin ma ükspäev just lugesin, meedias oli lekkinud Facebooki mingi eriti tähtsa inimese memo, kes ütles, et TikToki ja teiste igasuguste AI, mis iganes teenustega konkureerimiseks, peab Facebook 5-kordistama enda serveri parkides olevate graafikakaartide hulka. Kujuta nüüd ette, terve Facebook, mis on, ma arvan, kes tegeleb VR-i ja kõigega. Ja. Kes on oodanud seda krüptoturu kukkumist, et tuleks ometi kaardid nad alla ja nüüd nad ostavad. Ja nüüd nad tulevad siis turule ja ütlevad, et me kavatseme viia. Et võib-olla jälle jah, et kui tekib selline poes mingi 2 päevaks see hetk, kus Facebook ei ole veel poodi jõudnud ja krüptomehed, neil ei ole enam raha, et poodi minna, et siis mine osta ära. Sest see asi võib jälle jamaks minna, aga no mine tea. Ja uued kaardid on siin ka tulemas kõigil. Ja
aga ma arvan, et sellega me vist saame oma suvise sulamissaate otsad tõmmata kokku. jah, ja kui te kuulete siin, et keegi meist sahiseb või ei sahise või kellelgi on hääl ära või ei ole hääl ära, siis meil on teile varuks nii üht-teist põnevat järgmistesse nädalatesse. Ma tahtsin ka segada sulle vahele praegu kokkuvõttes, sa näed, praegu on pidulik hetk. Ma lülitan konditsioneeri välja. Nii, ja nüüd me saame siis kuulata lõpuks seda, kui hästi algoritmid töötavad, milline on päris vaikus. Ja mõtleme, Glen, kui keegi ei teegi vahet, siis algoritmid on head muide tänapäeval, eks need müraeemaldusalgoritmid. Ja nüüd on mul päris vaikus. Tead, see vaikus on kuidagi hea kohe. Ma muidu, kui ma siin töötan ja konditsioneer töötab, ma panengi pähe oma müra summutavad kõrvaklapid, et see on nagu abiks, aga sa tunned kuidagi kohe kergendust, kui ma selle seisma. Ja kui see kõik jõudis ka teieni, head kuulajad, siis te teate, et me räägime heade mikrofonidega. Millised need on? Eks te saate peagi teada.